üks sagedasemaid baariteraapiasse pöördumise põhjuseid on naiste vähenenud seksuaaliha ja meeste siis seksuaalse soorituse raskused, ja tunnetekeskne baariteraapia koostöös seksuoloogidega täna on vägagi leidnud, et just see tunnetekeskse baariteraapia lähenemine ja see emotsioonidel põhinev lähenemine on see, mis aitab ka seksuaalsete raskuste või probleemidega baari suhtes. Jah. Ehk siis see on ka väga hea põhjus tegelikult, et kui inimesed tunnevadki, et see intiimelu ei ole kuidagi rahuldust pakkuv, et see on ka väga hea nii-öelda tööriist või tehnika, siis see puudutab seda ja see on need teemad, millele mõelda ja millega mul tuleb just üks hiljutine paar meelde, kes alustas oma pöördumist seksuaalsest raskusest ja tegelikult me maandusime ikkagi emotsionaalsetel nii-öelda vajakajäämistel ja toimetasime nendega ja siis läksime selle teemadega edasi, et ma ei taha kuidagi lihtsustada seda teemat ja nüüd öelda, et te saate jällegi selle valmis kuldmuna, aga ma usun, et te saate sellest kursusest mõistmise, miks need asjad on nii, nagu nad on ja jällegi, mis suuna peaks võtma ja mis on vähemasti need sammud, mille poole me saame hakata liikuma.